Majanduskriisi ajal on riigil kaks võimalikku tegutsemismudelit. Esimest varianti eelistavad täna paljud Euroopa riigid. Teise on juba mitte esimest korda valinud Eesti. Esimese mudeli kohaselt püüab riik majanduslanguse tingimustes kergendada inimeste ja ettevõtete elu, eeskätt maksude ja energiahindade alandamise kaudu. Selle tee on praegu valinud näiteks Saksamaa ja Soome. Nende loogika on lihtne. Las inimestel jääb rohkem raha tarbimiseks ja ettevõtetel rohkem vahendeid tootmiseks, mis aitab elavdada majandust. Jah, maksude langetamine vähendab ajutiselt riigieelarve tulusid, kuid see on ajutine. Kui majandus hakkab taas kasvama, kasvavad ka maksulaekumised. Teine mudel, Eesti oma, tähendab igal juhul eelarve tasakaalu saavutamist. See tähendab, et kui majandus langeb ja maksulaekumised vähenevad, tuleb makse tõsta. Peamine, et eelarve oleks korras. Selle tee valis Eesti aasta 2009 kriisi ajal. Tuletan meelde, et siis lõppes kõik maailmas sügavaima majanduslangusega 18% ja umbes samasuguse töötuse tasemega. Selle katastroofi põhjus on lihtne. Makse tõstes võtab riik majandusest raha välja ajal, kui ressursse nagunii napib. Tulemuseks on, et majandus satub sügavasse kriisi, sest ilma rahata pole võimalik töötada. Täna kordame aasta 2009 vigu ja mingil arusaamatul põhjusel on meie valitsus veendunud, et see kord läheb teisiti. Ei lähe, sest majandusseadused pole muutunud. Järeldus on lihtne. Maksude tõstmine asemel tuleb neid langetada, aktsiiside ja rohepöörde asemel tuleb otsida odavat energiat, meie puhul põlevkivist. Seda mõistavad sakslased ja soomlased, kui millegipärast ei saa sellest aru Michal ja Ligi. Jah, Eesti SKT on hakanud pisut kasvama, kuid need numbrid kajastavad mitte majanduse tegeliku kasvu, vaid hindade tõusu, mille peamine põhjus ongi maksutõusud. Reaalne majandus on endiselt põhjas. Kui tahame paremat elu ja majanduskasvu, vajame teistsugust poliitikut. Ja kuna Michal ja Ligi sellest aru ei saa, vajame ka teistsugust valitsust. Aitäh!